Ei juhtu just iga päev, et väikeses Eestis tehakse suurt ajalugu. Seda siin Eesti rahva jaoks kõige sümboolsemas paigas, Vabaduse väljakul. Homme hommikul oleme selle tähtsa sündmuse tunnistajateks. Kell on 6 hommikul. Krooniku täpsusega on Eesti kõige kohal, et jäädvustada viimane kui üks kaader peagi hargnevate sündmuste keskelt. Varajasel hommikutunnil ei aima paraku peale asjaosaliste keegi, mis täpselt toimuma hakkab, aga kangelased on kohal. Nad on kohal, et viimistleda viimased detailid ajaloolise langevarju hüppe juures. Me läheme maandame ajaloos esimest korda Tallinnas Vabaduse väljakule. Sellel on 2 põhjust. Üks on see, et seal on lihtsalt äge ja ilus plats. See võiks esteetiliselt kena olla. Aga teine meile teeb ka natukene muret Tallinna linnavalitsuse käitumine. Et kui me seda kunagi plaanisime aasta varem teha, siis Tallinna linnavalitsus keelas selle ürituse ära. Mina kodanikuna arvan, et Tallinna linnavalitsus ei saa öelda kodanikule, kuidas tema Tallinna linnaruumis liikleb. Ja ma arvan, et kui mõni linnaametnik seda kõike nägema juhtub, siis ta mõtleb oma järgmiste keeldude ja käskude juures asjad enne läbi, kuidas seda tegema. Me oleme tõenäoliselt kolmekesi täna sõber Jürka ja Taneliga kõige kodanikuühiskonna teadlikumad langevarjud. Võin ainult aimata, mida mehed praegu tunnevad. Nüüd enam tagasiteed pole. Lennuk viib mehed taevaavarusse ja see on ka kõik. Tagasi maapinnale tuleb meestel jõuda oma oskustega ja inimvõimete piiril. Ega see lihtne hüpe ei tule, et tehniliselt on üsna nagu keerukas. No kõik võib veel hästi minna. Maandumisplats on kõige trikigam koht, seepärast seal ei ole varu maandumisplats ei ole. Et me vaatasime üle, et Kaarlipuiesteel ei saa, trolliliinid on ees. Ja kui mõtleks, et kasutad veel näiteks linnaruumi, siis ühistranspordi alla me ka ei kuule, et isegi kui on mingid rajad, aga sinna on buss peale kirjutatud, jälle ei saa. Need tõkkeid on põhjalikult ees. Värin hinges saadan mehed teele, aga mis loeb siin minu hirmutunne? Minul ei tule ju ennast pealinna südame kohal 1,5 kilomeetri kõrguselt lennukist pea ees alla kukutada. Loetud minutite pärast maandub Tallinnas Vabaduse platsile 3 mehest koosnev langevarjurite tiim. Vaatame, kas nende hüpe ka oma eesmärki täidab. Oleme tagasi Vabaduse väljakul. Koidu hämarusest on saanud valgus. Tõenäoliselt ei ole mitte kellelgi teisel peale piloodi ja langevarjurite õrna aimugi, mis loetud minutite pärast toimuma hakkab. Kuid nüüd ja praegu vermitakse Eesti ajalugu. Tallinna kesklinna kohale ilmub väike lennuk. Kell on 7 ja 10 minutit. Aeg on käes. Jätke see hetk endale igaveseks meelde. Nüüd pöidlad pihku. Toomas, Jüri ja Tanel hüppavad.
on ikka 0, mis on väga lahe, siis saab suubata. Me saime päris hea hoone tulla, väga lahe. Kui propeller pandi lennukil käima, siis klaasi peal oli kõvasti vett ja see tuli ära võetud küljeuksest sisse ja mu püksid said märjad. Aga sealt edasi läks kõik aina paremaks. Me läksime ülesse, siis meid pandi natuke ootele. Mingi liinilennuk oli tulema, me täristasime natukene Muuga kohal 1200 jala peal ja siis lõpuks anti luba ja lendasime ühe korra madalalt siit üle, et täpselt see väljahüppe koht ja kõik asjad ära vaadata. Ja ega siis muud polnudki. Lendasime teist korda üle, hüppasime, varjud lahti, tulime maanduma, aga ikkagi tuleb ühte asja tunnistada, et see värk on väga pisike maandumisplatsiks, et see oli ikka piiri peal. Ma vaatasin, et üks maandumine oli üsna napikas meil, et oleks nagu... Ei, libe, vaata siin me oleme harjunud jalgu libistama ja mina ka, aga siin on ikkagi, mis see libiseb siin peal, mul on tegelikult varbad ennast sinised, sest niimoodi, nõk. Me hüppasime välja 1500 meetri kõrguselt, võtsime 7-8 sekki vaba sekundid siis ja vari lahti ja siis tuleb paar 3 minti vari alla. See on üks asi, et kui Tallinna kohta mõeldakse, et see kivilinn, siis tegelikult see on päris lahe roheline linn, et see on ülevalt alati, mulle nagu meeldib vaadata. Kas oli napikas või tulid kindla peale? Ma tulin väga kindla peale. Ma isegi jõudsin ühe pöörde teha, maandusin hoogu-hoogud. Ei kartnud? Ikka natukene. Mina ei ole hullu. Kusjuures mul tundus, see lõpp tundus ikka väga hull olevat. Kui lennukist välja, siis sa liiga palju ei mõtle, et sa tegeled rohkem nagu emotsioonidega, siis on lihtsalt lahe. Siis hüppatakse ikkagi nagu fun'i pärast. Kui vari lahti läks, ma loomulikult vaatasin, kus sõber on, et meil ei tegelikult vertikaalne kõrguste vahe nagu alguses päris suur. Aga siis ta keerutas mulle järgi ja siis ei olnudki enam midagi. Siis tuli hakata juba väga täpselt vaatama, et kuidas ma valin enda lennutrajektoori, et maanduma tulla. Et seal rohkem nagu mingit raketiteadust ei olnud. Nii on, et ega linnavalitsus kodaniku vabadust võtta ei saa, et äkki nad lihtsalt näevad ja mõtlevad veidi avarama pilguga. Nagu ikka, et väike tilk kukub kivi peale, väikse jälje jätab, aga äkki pisiks jätab. Jänes ka riiki ei valitse. Kodanik võib valida enda liikumisvahend ise. Ongi kõik, mis mul öelda on. Meeste sõnum on selge. Linn võib rahvast ignoreerida ja keelata, aga inimestelt vabadust võtta ei saa.